teadlikult peab tekkima igasse päevaga mingi armastuse hetk, soovitavalt mitu, sest su üks päev, kuskilt intervjuust lugesin seda tsitaati, et üks päev ongi kogu su elumudel ja kui sinna igasse päeva natuke seda armastust ei mahu, natuke võib-olla iga kord erineval moel. Ma siis ütlen selle ära, mida ma juba ennem ütlesin, et mul oli tegelikult plaan täna teha ainult meeste saade, et rääkisin Meelisega, et võiks nagu üle pika aja, kuna Elina kogu aeg toob nagu, ta teeb nagu natuke rohkem ja siis tuleb sellist naiselikku vaibi, siis kui Elina kuulis, et seda, et Meelisega ütles, Meelis on minu listis ka. Väga head, vaata, meil on sellised listid ja ühesõnaga, et meid on tegelikult siin täna 4 ja võib-olla olekski sobiv aeg saatekülalistel ennast mõne sõnaga tutvustada, sest et ega meiega kõiki ei tunne. Ma tegelikult siis jätkan seda, hüppan vahele, et kui ma kuulsin, et sa tahad kaasa võtta, siis ma ütlesin, et nii sobib mul veel eriti, nii et mul on väga hea meel, et 2 asemel on täna meid siin 4. Ja see on ka ajalooline saade, sest meil pole mitte kunagi olnud saates 4 inimest korraga, nii et mina olen täna sellise käsimikrofoniga siin. Ja ma pakun, et see on ajalooline ka selles vaates, et keegi pole istunud kaisus saate ajal. Ei ole, me nüüd edaspidi hakkame panema inimesi kaisu siis. Või võtate ise kaisu. Või siis on variant, et oleme Elinaga kaisus ja siis on... Kirjaliku nõusoleku alles. Ja siis on külaline on siin vastas tugitoolis ja siis on või on variant, et meil on külaline ja siis me toome talle ühe inimese, kes vaikib, aga lihtsalt kaisutab. Kas sa tegelikult otsid, et ma ütlen oma nime ja Heleri ka, jah? Ei ole vaja. Las jääda anonüümseks, kes ei tea, kes on. Meelis Oitsalu olen. See on nagu mingisugune ametlik. Tere, ma olen Meelis Oitsalu, ma olen nii ja nii vana. Ma olen Kaitseministeeriumi asekantsler, kaitsevalminduse asekantsler. Ja siis minuga on kaasas Heleri Reinsalu. Ja tervitus kõigile ja oleme Meelisega käinud ühte rada siin nüüd juba pisut rohkem kui aasta. Värsked armunud on teie ees. Ma loodan, et armastuse saates on ka neid käinud teil, kes on rääkinud sellest, kuidas on olla värskelt armunud. Väga vähe. Me oleme saanud palju kirju inimestelt, kes on värskelt armunud ja kuidagi oma mõtteid jaganud ja võib-olla oodanud ka kedagi sellises vormis, nagu teie täna olete. Nii et ma arvan, et see on väga, väga mõnus koht, kust minna. Ja nii tore oli kutset saada, et kui te tegite, Veikot ma ju tunnen varasemast Elinat, olen ka natukene kohanud siin ja seal, et kui te tegite selle podcasti ja panite armastuse podcast, siis ma mõtlesin, et kui ülbe võib olla. Ja siis tegelikult ma sain aru, et vaata eestlase jaoks on üldse armastusest või õnnest või et mul läheb hästi. Sellest rääkimine on tohutu nagu, see on nagu tabu või ebaviisakas või et mis mõttes sa tuled ja räägid armastusest. Kes sa oled enda arust? Mingi õpetaja või? Et sa tuled räägid nagu õnnest ja armastusest. Kohe tekib siukene hoiak ja endal on ka siuke pidur sees. Et see on ometi asi, millega nagu ei tasu väga kiidelda või? Et äkki võetakse homme ära ka veel selle peale, kui liiga palju räägid sellest. Et ja Heleri on inimene, kes on mind nagu kutsunud seda tegema ja õpetanud tegema. Tema leiutas armastava versiooni Meelis Oitsalust. Aitäh sulle selle eest. Aitäh ja minu arust on see just huvitav see armastuse podcast, et kui kuulata ka teie erinevaid saatekülalisi, et kui lai see armastuse mõiste tegelikult on, et tegelikult ei ole ju armastusel sellist ühte kindlat definitsiooni, et iga inimene defineerib seda armastust enda jaoks täiesti erinevast vaatenurgast, et selline kummaline, müstiline. Aga kas te suudaksite praegu defineerida sõna armastus? Ma ise mõtlesin selle peale, et kuidas seda lühidalt, ma ootasin seda küsimust miskipärast. Veiko on selline, ma tunnen ta natukene ka, et on ikkagi... No mina olen praegu väga hämmingus, et Veiko selles jalgus suht otsekohane inimene. Jälgin mängu. Aga küsimus on iseenesest õige. Et ma arvan, et selle armastuses on koos 2 asja.
nii nagu on kaks südame poolt, et üks on niisugune tingimatu hoituse tunne ja teine pool on niisugune üleskutse või inspiratsioon nagu paremaks saamisele, et kui need on selles ühes armastuse kutses sees, nii nagu Elleri selle esitas mulle aasta tagasi oma väga delikaatsel ja hingeharitud moel, et siis see ongi armastus, seal on koos see tingimatu hoituse ja selle paremaks saamise inspiratsioon või nõudlikkus isegi natukene. Et see, et kui ma ütlen, et ma olen kellegagi suhtes ja päriselt armunud, siis see ei tähenda seda, et see on täiesti tingimusteta ja sa võid lihtsalt minna lägastama sinna. Või et sa teed niisuguse nagu kolikambri oma sellest suhtest, kus sa võid, seal võingi olla põhimõtteliselt nii, nagu ma mujal ei jaksa olla, sest me kanname hästi palju nagu maske. Aga et siis, et on see üks ruum või hoitus, mille nimi on kodu, kus sind ainult, mitte siis ei suissutata seal, sest sellega inimene mugandub kohe kiiresti ära, inimene läheb laisaks. Ka väga toimivas lähisuhtes, vaid seal on ka mingisugune üleskutse paremaks saamisele või kasvamisele. Et need kaks asja minu jaoks nagu teevad täiusliku suhte ja niisuguse täiusliku armastuse ka, ma ei tea, Elleri. Jah, ma olen selle hoituse aspektiga väga nõus ja ma laiendaks seda hoitust veel nagu sellisele nagu aksepteerimisele, et üks selline armastuse alustala minu jaoks on tegelikult partneri aksepteerimine. Et ma tõesti näen partnerit koos tema heade külgedega, koos nende külgedega, mis võib-olla vajavad veel natukene arenguruumi või milles on sellist nagu kasvamispotentsiaali, aga ma aksepteerin partnerit sellena, kes ta on. Et ma ei proovi teda muuta kuidagi mingisuguse oma projektsiooni läbi või oma mingisuguse ideaalnägemuse läbi, milline ta olema peaks, vaid ma lihtsalt lasen partneril olla see, kes ta on, et minu jaoks see aksepteerimine on kuidagi armastusel väga selline nagu oluline komponent või oluline alustala. Ja teine alustala, mis minu jaoks on ikkagi selline nagu sisemine pühendumisotsus, et minu jaoks mingis mõttes armastus ja armastamine ei ole ainult see tunnete ja emotsioonide tulv, vaid see on ka mingisugune sisemine otsus, et see on see inimene, kellega ma soovin oma eluteed käia, ükskõik kui pikk või lühike siis see kokku määratud ajaperiood kellegil on, aga see on minu sisemine otsus, et ma soovin sellesse suhtesse panustada ja selle suhte nimel tööd teha. Et igas suhtes on ju omad tõusud ja omad langused ja omad rõõmud ja omad takistused, mis teele tulevad, aga kui mõlemas partneris on see pühendumine olemas, et me soovime seda teekonda koos käia, siis see ongi minu arust üks selline oluline armastuse ja suhte nagu fundamendi kivi. Kas ma võin täiendada veel oma definitsiooniga, et kui seal on olemas see hoituse ja siis inspiratsiooni pool, et siis seal keskel nende kahe nagu niisuguses mõjuväljas on loovus ja mängulisus ja see on see komponent, mis peab vähemalt minu jaoks sellises toimivas suhtes olema, et me koos loome midagi. Ise mõtleme välja, mis asi see on, mida me loome, aga et meil on ka mingi loomeprojekt lisaks sellele, et me oleme lihtsalt niisugused tänulikud armastuse õpilased ja üksteise hoidmise ja hellitamise kaudu lihtsalt õpime elu tundma ka selle nagu tumedaid külgi. Et jah, läks kirikuelu saateks kätte ära. Ei, väga hea, ma mõtlen just, et kui oleks praegu kontrolltöö on ja mina siis vastan, et siis ma vastaksin ilmselt nagu kõik need aspektid oleks seal kuidagi sees minu sõnastuses või tunnetuses. Aga siis, kui ma seal kontrolltööst nagu ruumist on ja sellest lahkun, olen esitanud oma paberid ära on ja siis on see päris elu, kus on vaja nagu päriselt aksepteerida ja vastu võtta seda inimest sellisena, et mis siis juhtub. Sest et ma suudan seda sõnastada ka, et ma tahan, et mind võetakse vastu või soovin või vajan või mis iganes see sõna võiks olla sellisena, nagu ma olen ja partner samamoodi, aga päris elus on ikkagi nagu mingitel hetkedel väga keeruline, et kõik see, kust me tuleme, kust me kasvanud oleme või millistes suhetes me varem oleme olnud, et tekib ikkagi nagu mingisugune ootuse koht või mingi selline nagu, et varem on nii olnud või et need oma mustrid
kuidas see selle ilusa definitsiooni kõrval päriselus välja tuleb? Jah, meil on tegelikult selline hästi huvitav läheduse praktika, mida me ise nimetame saunaõhtuteks, mida me teeme kord nädalas. Ja ma leidsin selle praktika kunagi internetist. Selle interneti allika põhjal on see pärit siis veedalikult Venemaalt, aga ega ma tegelikult ei tea, kas see on tõsi või mitte, aga see oli selline huvitav praktika, kus kirjeldati, et kord nädalas mees ja naine võtavad endale teatud aja, saadavad lapsed kodust ära või muretsevad neile hoidja ja räägivad selgeks kõik need pingeallikad, mis selle nädala jooksul neile tekkinud on nende enda suhtes ja jagavad neid üksteisega ja räägivadki täiesti ausalt oma haavumistest, oma solvumistest, oma vihastamistest, aga samamoodi ka rõõmuhetkedest, et mis selle nädala jooksul oli sellist, mis mulle sinu kui partneri juures tõeliselt nagu rõõmu pakkus ja mis hetkedel ma ennast armastatuna tundsin. Ja kui me olime circa 3 kuud koos olnud, siis me otsustasime Meelisega, et me hakkame seda praktikat katsetama. Ehk et me võtsimegi selle traditsiooni, et iga nädalavahetus, kas siis laupäeval või pühapäeval, meil on kuskil 2-3 tundi aega, kus me lülitame ennast muust maailmast välja, et meil ei ole kõrvalisi segajaid ja hakkamegi siis koos seda nädalat läbi käima, täiesti päeva haaval, et mis meil esmaspäeva õhtul toimus. Kas midagi jäi sellest esmaspäeva õhtust sulle hinge? Kas midagi jäi nii-öelda hinge kriipima? Kui midagi jäi, siis me jagame seda ausalt ja proovime sinna nagu ühiselt koos nagu sisse vaadata, et mis asjad need siis olid ja miks need asjad meid kuidagi nagu häirisid või haavasid või natukene torkisid. Ja me proovimegi seda vaadata nii-öelda distantsilt ja emotsioonivabalt, pigem läbi selle mõistmise ja aktsepteerimise prisma ja pigem läbi selle vaatenurga, et ma tõesti proovin oma partnerit mõista, kust see tema ärritus tuli ja mis selle taga on ja kust ka minu enda mingisugune ärritus tuli ja mis minu enda sees tegelikult selle taga on. Et alati ju tegelikult mingisuguste emotsioonide taga on ju mingisugused sügavamad põhjused, et miks see partner suudab minus seda olukorda nagu käivitada. Ja Meelis, sa jaga enda kogemusi, aga see on küll praktika, mis minu hinnangul on nagu meeletult nagu lähedust tekitav ühelt poolt ja teiselt poolt ikkagi väga palju ka seda usaldust ja mõistmist suhtesse toov praktika. Et ma tõesti saangi süvitsi aru, miks tema sellel hetkel võib-olla ärritus ja mulle niimoodi ütles, nagu ta ütles, või miks mina nagu läksin emotsiooni ja paugutasin uksi, et see mõistmine ja aktsepteerimine on nagu see põhivõti, mida see saunaõhtu aitab meil teha ja neid lahti mõtestada, neid probleemkohti. Ja aitäh, Leri, see on hästi oluline, mis sa küsisid, see on kuidagi nii iseloomulik olnud meie sellele aastale, et meil on kuidagi see suhe ja see on vist võib-olla hea suhe või üldse hea armastus teeb seda käivitab sind niimoodi, et mingi hetk sa tunned, et see käib üle jõu sulle kuidagi. Sul ongi käivitud mingid vanad lapsepõlveaegsed traumad, tavaliselt mida tehakse. Ma olen ka ise seda läbi elanud, et kui on siuke pime armastus või pimesi armumine, et siis see osutabki sellele seisundile, kus sa tegelikult oma mingid vajadused projitseerid kellelegi. See on see armastus esimesest silmapilgust, mida ma olen mõlema nagu poole pealt kogenud. Ja kus sa lähedki inimese juurde, ütled, sina oledki see minu inimene, tegelikult sa oled nagu peas juba selle suhte nagu kokku pannud endal, vaatad lihtsalt, kes sinna šablooni võiks nagu sobitada või sinna puslesse ja siis sa hakkad ootama, et ta nüüd sobituks sinna ja kui ta ei sobitu, siis sa oled pettunud, lööme kogu mängulaua sassi ja kõnnime järgmise juurde lihtsalt. Et mida see konkreetne nagu vestlus, regulaarne vestlus on õpetanud tegema, kõigepealt õpetab olema aus, see tuleb hästi ajapikkum, see ei ole nii, et sul on nagu hästi lähedane tunne inimesega ja siis sa julged talle kõike öelda. Ei julge, sa mõtled, et pidevalt on see asi, et sa mõtled, nii palju on kaalul, mis siis, kui ma pahandan, mis siis, kui see pahandus viib mingi muu seisundini, mis ei ole enam see armastuses ja hoituses olek. Ja vaata, see võtab tohutult palju aega, et sa julged, praktiseerid seda seeläbi, et sa kirjeldad ära need nädala sees tekkinud olukorrad
ja iga kord muutud nagu julgemaks, sest see muutub su jaoks tavaliseks ja sa suudad tänu nendele kirjeldustele, mis on ka sellised teinekord sellised väiksed jaburad, alenaljakad novellikesed inimelust, tavaliste inimeste tundeelust. Et kui selle kirjelduse kaudu teadvustada, et ahah, mul on siuke käitumislaad või tendents või muster, mingi korduv asi, kus ma käivitun millegi peale täiesti ebaadekvaatselt, saan ise ka aru, et see viib mu täiesti mõttetusse ja asjasse puutumatusse emotsiooni, mingisugune olukord või käivitaja. Et kui sa oled selle ära kirjeldanud, saanud tagasiside ka teiselt inimeselt, kuidas tema selles olukorras tundis, sest kõik meie mina-lood ja kõik meie tohutud armastuse lood on ka esimeses isikus sageli esitatud, mis on nagu vale, ta peaks olema tegelikult esimeses ja teises isikus ja dialoogis tekkima see armulugu, mitte monoloogis, et ma määrin kellelegi oma armastust ja läheduse vajadust lihtsalt pähe, et selles mõttes see praktika, millest Elleri rääkis, see vestlus, ta on üli vajalik olnud, ma ütlen, kõige raskem isegi on olnud võib-olla seksuaalelust õppida meesterahval rääkima ilma üleolevuse, ilma tavalise ebakindlust näitava killurebimiseta, oma seksuaalsetest ebakindlustest, sest me samamoodi, meil ongi seal eri sektsioonid, eks ole, on tundeelu, on kärgpere, meil mõlemal on lapsed, et kuidas sellega läheb ja on ka seksuaalelu. Ja nendest kõigest, kui sa õpid rääkima, kui sa õpid seda kirjeldama, siis sul tekib ka mingi süvendatud huvi oma enda elu vastu. Kui sa võtad selle aja, tavaliselt tund 2 on pühapäeviti meil see sessioon, varasemalt oli pikemalt, sest me õppisime alles 11 nii palju rohkem tundma, senimaani õpime. See on kogu selle fun'i osa. Et see puhtalt nagu kirjelduse jõud ja see, et kui sa kalendrisse paned ka aja selleks saunaõhtuks oma isikliku nädalakalendrisse, siis sa nagu näed, et et see meie suhe on ka kalendris esindatud, ei olegi ainult mingid lõbustused ja töö, vaid et armastuse jaoks peab ka aega võtma, et seda see vestlemine on ka sellele osutanud. Et sellise kirjelduse teel, kui sa neid käivitusi ja neid asju nagu kirjeldad, siis sa õpid neid ka aksepteerima ja armastavalt paigutama kuhugi ja ka muutma, proovima eri lähedusi. Kui see 10. kord mingi asi on käivitunud ja sa tunned juba, et okei, ma ei suudagi seda kontrolli alla saada või et see kuidagi ongi lappav. Ei, tulemegi 10. võimaliku lahendusega välja ja testime selle läbi ja 10. korral juba hakkab midagi tulema. Ja kui sa selle mingid väiksed eduelamused saad, et sa oled võimeline oma suhte ja käivitumismustreid kuidagi kujundama selle hooliva dialoogi läbi, et siis see on tohutu nagu eduelamus. Ja siis sa saad järsku aru, kui tähtis roll on teistel inimestel, üldse teisel inimesel kui sellisel sinu elus. Armastuse jaoks peab ka aega võtma. Ilus. Ja kuidagi see ma praegu endal tekkis nagu oma isikliku eluga siuke reality check, et ma olen üldse nagu keeldunud aastaid kalendrit kasutamast või nagu jagamast oma kalendrit kellegagi, sest et see kasutan endiselt pabermärkmikku, on ju. Ja mul on nagu, mu elus on inimesi, kes peavad tähtsaks, et meil on ühine kalender, et ma olen pidevalt sellele ei öelnud ja praegu lihtsalt vaadeldes, nagu kuulates ja vaadeldes teid, et võib-olla see on ka üks siuke nagu ego koht, et üks asi on see, et ma ei viitsi tehnikat kasutada nii palju, on ju, aga teine koht, et võib-olla seal on nagu mingi ego koht, et miks mina pean oma kalendrit kellegagi jagama, miks keegi peab teadma, mis ma teen. Nii et see on päris äge, võib-olla kellelgi kuulajal ka praegu tekib mingi väike klikk sellega, aga mul on üks küsimus veel selle teie nädala kohtumise osas, et kuidas see selles mõttes reaalselt välja näeb, et kui nädala sees tekib mingi olukord, on ju, et kas sa siis tead, et sa jätad selle nii-öelda pikema jagamise sinna nädala lõppu või kuidas see kuidagi nagu, kuidas see keha toimima hakkab või kuidas meel ja süda nendel hetkedel käituvad, et võib-olla tahaks nagu kuidagi plähmerdada sellel hetkel, on ju, aga sa tead, et ma olen näinud nende eelnevate kuude ja nädalate jooksul, et kui ma annan aega, siis aeg annab arutust, on ju, ja ma olen nagu kuidagi mõistvam ja distants, et kui meil on see seal nädala lõpus, et distants juba nagu setitab need õiged asjad välja, mis tegelikult on vaja edastada, et kuidas sa käitud Elleri nagu nädala
nädala jooksul? Et kui mingisugune emotsioon nagu tõusetub, eks ma ikka loomulikult, me mõlemad ikka jagame kohe ka seda emotsiooni, aga see kohe jagamine ongi ikkagi läbi selle emotsiooni prisma, et seal ei ole seda teadlikkust veel taga, et selle distantsi võlu ongi just see, et kui seal on ju isegi see 2-3 päeva juba vahet, et sa suudad seda sama olukorda ikkagi juba näha natukenegi emotsiooni vabamalt ja juba sellise teadlikkuse ja ka võib-olla natuke ratsionaalsema analüüsiga. Ja siis on juba see ühine arutelu hoopis nagu teises kohas ja palju efektiivsem kui see emotsiooni tuhinas nagu üksteisele siis mingisuguste lausete loopimine, et see distants selles mõttes küll pakub nagu sellist nagu teadlikkuse ja ratsionaalsuse toomist nagu sinna arutellu. Ja ta loob selle turvatunde ka, et mul on koht, kus ma seda saan arutada. Ja seda võimalust ka, et kui ma ise olen emotsioonis või käivitun millegi peale, et siis ma saan annan endale aru, et ma olen suures osas ebaadekvaatne selles hetkel ja minna täispeaga rooli ei ole väga nagu tulus tegevus, et tuleb oodata see kainenemine ära ja siis arutada. Ja see ongi nii, et see võtab ka selle tunde ära, et sellised hetked ma varasemalt olen ikka kippunud niimoodi käituma, et kui ma võtan seda nagu läbikukkumise, nagu mingi niisugune pinge tekib, et ei ole, see on lihtsalt õppimise võimalus või et midagi olulist järelikult vajab tegelemist ja hoolt ja hoidmist sellisel armastaval maal. No mis te arvate, kas see on mingi selline asi, mis töötaks ka 20-aastase Meelise ja 20-aastase Heleri peal või on olnud see teekond, mida mööda te olete käinud, just nagu toonud selleni praegu? Ma arvan, et ta oleks võinud toimida nii, kui mulle näiteks koolis igasuguse muu tarkuse kõrval oleks õpetatud seda. Näiteks klass on ju ideaalne keskkond selleks, seal on hästi palju pingeid erinevaid. Aga kui sul ongi, ütleme seal inimese õpetuse tunnis, tehaksegi näiteks konflikti lahendamise praktikaid või tülitsemise, tervisliku tülitsemise praktikat, sest tülitsemine, seda ei tohi vältida, tülid on ka head ja arendavad ja tülid on üks nagu maailma tundmaõppimise viise ka ja elu tundmaõppimise viise ja teise inimese tundmaõppimise viise, neid ei tohiks nagu vältida, aga kui mulle maast madalast, perekonnast nii sageli tuleb signaal vanematelt, et üldse tegelikult ebameeldivatest asjadest ei peagi rääkima, et meil on siin kõigil nii eeter täis igasugust igapäeva muresid, et ärme nüüd veel rohkem risusta seda, et suruge alla, siuke kutse tuleb tavaliselt, eks ole. Ma enda kogemusest räägin lihtsalt, aga et siis, kui seal mulle antaks mingid sotsiaalsed oskused kaasa, seesama oskus, et ma suudan rääkida seksist ilma selle tohutu üleolevuse või siukse kihistamiseta näiteks füüsilisest lähedusest. Et see, kui vähe partnerid ka omavahel räägivad voodikogemustest, kui vähe analüüsitakse seda, et kuidas meil tegelikult voodis läheb, et kas on midagi, mida saab kas tehniliselt või hoiakuliselt muuta kogu selles läheduse avalduse protsessis, mis on ju nii ihaldusväärne ometi inimestele. Keegi nagu ei ole õppinud sellest rääkima ka ebakõladest voodis näiteks oma partneriga, et kuidas neid koos ületada mänguliselt loovalt ja võtta see eduelamus ära. Yes! Et me saime sellega hakkama ja häkkisime selle hästi tundliku teema, mingi seksuaalse ebakindluse, mis on võib-olla pärit, sul ongi mingi lapsepõlve kogemused või muud jamad on seal taga, et me häkkisime selle koos läbi ja tekibki siuke tiimi tunne või et see ongi nagu suhtes olemise tunne, sellised võidud. Jah, vastuseks su küsimusele, et ma arvan, et aus vastus on küll see, et see ikkagi ongi tulnud elukogemusega, et 20-aastaselt tõenäoliselt ma ei oleks osanud sellist praktikat sellisel moel rakendada, nagu ma seda täna suudan rakendada, et selle taga ikkagi ongi ühelt poolt see elukogemus, et me mõlemad ju Meelisega tuleme elust, kus me oleme ka kogenud 10+ aastat kestnud abielusid ja ka muid teisi suhteid, et ikkagi see elukogemus ja see suhete kogemus ja erinevate partnerite kogemus on ikkagi seda küpsust ja teadlikkust küpsetanud. Et enda 20-aastase Heleri kohta ma ütleks, et tema ei oleks osanud seda praktikat kindlasti rakendada.
küll aga mida ma olen mõelnud, ma ei ole seda küll veel emana tegema hakanud, aga mida ma olen mõelnud, on see, et tegelikult võiks ju seda sama praktikat hakata rakendama oma lastega, et ka tõesti ka oma lastega, kellest varsti juba üks hakkab teismeikka jõudma, et istudagi kord nädalas maha ja samamoodi võtta see kas või pool tunnikest või tunnike ja käia temaga koos nagu see ühine nädal läbi, et kus olid sellised vastastikused haavumised või solvumised või mittemõistmised ja kui laps ikkagi juba varasest noorusest seda oma pereelus kogeb, siis ma usun, et tema küll oskaks seda juba ka 20 või 25 aastaselt rakendada, aga ma olen selles mõttes Meelisega nõus, et seal peab olema ikkagi mingisugune kogemus või mingisugune teadmine nagu taustaks. Ükskõik, kas see tuleb siis koolist või see tuleb siis nagu perekonna poolt või tulebki see siis lihtsalt aastatega läbi sellise elukogemuse ja suhete kogemuse. Kuna te tõite praegu selle seksuaalsuse ja ka laste teema mängu, siis me just eile tulin Tartust, olime 3 naistega ja 2 tundi rongis tuli kuidagi laste ja seksuaalsuse teema. Ja kuna sa Meelis ka just ütlesid, et kui koolis oleks seda õpetatud, on ju, meie siis rääkisime sellest, mis on tegelikult juba mitmetest vestlustest erinevate inimestega läbi käinud, et koolis seksuaalsusest räägitakse peamiselt 2 võtmes. Üks on see, kuidas ära hoida rasedust, on ju, ja teine on see, et kuidas vältida suguhaigusi, aga keegi ei räägi nagu naudingutest või et millega see meie seksuaalsus veel kuidagi seotud on või see loominguline mina või elujõud või energia tõstmine, on ju, et siin võib isegi nagu praegu minna võib-olla kasutada sõnu, mis kellelgi on too much, aga lihtsalt see, et ei ole, et seks või seksuaalsus ei ole seotud ainult nagu miinusmärgiga sõnadega. Ja seksuaalsus nagu laiema läheduse praktikana, mis ei olegi võib-olla erootiline seksuaalsus alati, veel vähem mingi pornograafiline teisend sellest, mida me teeme hästi palju suhtumispornot, viljeleme seksi, sellega mingid, ma ei tea, dissipaljastused YouTube'is, kellelgi läks kogemata diss paljaks, ha-ha-ha, hästi palju klikke, et selline, ütleme, natukene selline seksi ja füüsilist lähedust tabustav nagu suhtumine, et see on nagu peavoolu ja ka kommertskultuuris vägagi levinud asi. Kommertskultuur muide sellise tabustamise pealt teenibki paljuski raha, eks ole, see voyeuristlik elamus, mille sa saad mingitest muusikavideodest või asjadest, et see on osa nagu kaubast. Ja see eeldabki, et see tegelik seksuaalne lähedus, ja füüsiline lähedus, mis ei pruugi olla seksuaalne, et see, et inimesi õpetatakse näiteks ka vastassoost inimesi kallistama üksteist niimoodi, et hiljem täiskasvanu ja see pea keegi kohtusse või ajakirjandusse minema selle pärast. Et ka, et see võiks olla kehalise kasvatamise osa minu arust ka, et soojenduseks teeme lihtsalt süksed sõbraringid, kus ka poiss hoiab poisil võib-olla käest korraks kinni, ilma et seal oleks mingit lollakat pinget. Ja tehakse kehalise teadlikkuse harjutusi ja seksuaalharidust selles plaanis, et füüsiline lähedus ei ole ainult seks ja ei ole tabu ka inimestega, kellega see otseselt ei ole nagu lähisuhtes. Et seal nagu sükst mõistelisi trelle või hoiakulisi trelle, millega ma ise, ega ma ei ole ju mingi valgustunu, ma olen ka suht nagu äpardlik õppija olnud ja nüüd mul on lihtsalt hea mentor või niisugune kannatlik peegel, kes viitsib peegeldada kõiki neid asju aeg-ajalt tagasi ka. Et ega see lihtne ei ole, aga see on nagu kui vaadata enda mingeid hoiakulisi sättumusi, et siis et me oleme, armastame ikkagi oma päevadesse tuua ja väärtustada mingist traumahetki või mingit tüdimuse hetki ja nii edasi, aga selle eest peab ka teadlikult, siin oli aja planeerimisest räägitud, et teadlikult peab tekkima igasse päevaga mingi armastuse hetk, soovitavalt mitu, sest su üks päev, kuskilt intervjuust lugesin seda tsitaati, et üks päev ongi kogu su elumudel ja kui sinna igasse päeva natuke seda armastust ei mahu, natuke võib-olla iga kord erineval moel. Ühel päeval mängid pojaga, õpid taga koos midagi,
kallistad teda, eks ole, teisel päeval lähed naisega tantsutundi ja oled seal kuidagi lähedasem kui sünnis, isegi võib-olla teinekord treeningu ajal, et otsid siukseid nagu seiklusi või ka siukseid läheduse rutiine, millest ka ei räägita sageli, see sõna rutiin, noh, see kõlab nagu oksüümoronina, selle sõna läheduse rutiin, aga et sul on mingid tegevused, mis seda, ja need on iga paari puhul erinevad, siin Nele käis teil rääkimas armastuse 5 keelest vist mõni aeg tagasi, et seal ongi iga paari puhul toimivad erinevad asjad, et kui siin sellest jutuajamisest rääkida, meie nagu igapäevane rutiin on ette lugemine. Täna hommikul ka Elleri luges mulle peaaegu terve värske teatermuusika kino ette ja Sirbist ka veel paar arvustust ja vaata, see on niisugune asi, kui sa kuuled oma partnerit sulle lihtsalt ette lugemas mingit teksti, sa kuulad teda, noh juba see, et sa kuulad teda kogu selle teksti aja, noh on niisugune olukord, mida suhetes võib-olla väga palju justkui nagu aega ei ole selleks, aga sa võtad aega, et teist inimest kuulata rääkimas ja siis pärast arutlete nendel teemadel ja see loob sellist hästi teistsugust läheduse tunnet ja turvatunnet ja hoituse tunnet, mis ka võimub teinekord, kuna me loeme enamasti voodis ka mingite muude siis läheduse liikidega, kui on romantilist kirjandust loetud seal või mingid vürtsikamad kohad tulevad raamatus, mis fantaasiat ärgitavad, siis paned teose kõrvale ja mõtiskled ja arutled selle üle siis mingil muul moel natuke vahepeal. Et jah, et see kodu ei ole ainult, eks ole, siis see kinnisvara ega ka need kohustused, mis meil on, just kõik on tohutu kohustuste põhine, vaid kodu, selle seinad ja lagi on ikkagi need läheduse rutiinid, mida sa tead, et nende jaoks tuleb võtta aega, sest jube mugav on neid edasi lükata või ära lükata päevast. Aga sa iga kord, kui sa oled selle aja võtnud ja selle praktika läbi teinud, sa tohutult tänulik, sa oled jälle tagasi seal, kus sa pead olema, südames ja oma suhte südames ka selle praktika lõpuks. Räägime veel perest, et kasutasite sõna kärgpere ja alustasime seda intervjuud sellega, et oli sõnapaar vastarmunud. Et need vastarmunute jaoks on füüsiline lähedus ilmselt protsentuaalselt hästi palju olulisem kui neile, kes on võib-olla 30 aastat koos olnud, kuigi ka siis on see oluline. Et kui on peres lapsed või siis teie puhul on ju mõlema lapsed, et kuidas siis kuidagi seda armastust hoida töös ja toimimises ja seda logistiliselt lahendada nii, et kõik oleks hoitud, et lapsed ei tunneks, et nüüd on keegi uus, kes mu emme või issi tähelepanu võtab, on ju, ja samas nagu, et teie saaksite oma seda värsket armastust kuidagi hoida. Kuidas see dünaamika toimub ja toimib? See on ka ikkagi niimoodi, et sa võtad selleks aega. Meil on pikad nädalalõpud, viimastel aegadel sunni olude tõttu Eestis ainult. Aga et sa võtadki, sõidad ära kuhugi, võtadki paar päeva ja oledki armatsed seal terve nädalavahetuse võib-olla. Aga et sa võtad selleks ka aega, sest see nõuab aega. See, minu arusaam ka seksuaalsuhetest on olnud selline suhteliselt nagu pinnapealne, et see just, ja see on ka osa sellest füüsilise läheduse puudulikust haridusest. Ma ei tea, mida seks võib tähendada, kui selleks võtta aega ja seda teha tõesti niimoodi, et see ei ole nullsumma mäng, et sa jälgid pinevalt, et oleks mõlemal 50% see pingutus 100, vaid et mõlemad panevad sinna võib-olla 80% ja kokku on see asi siis märksa rohkem kui 160 tänu sellele nagu sünergiale, mis tekib ja muudes asjades ka, et suhetes hästi palju kiputakse minema, kui me räägime sellisest, ütleme, teistpidi ajajaotusest suhtes, et seal kiputakse minema just selle nullsumma mängumudeli peale, et pidevalt jälgitakse, kui mina nüüd panustan või annan siin millegagi, eks ole, et kas teine mulle ikka nagu vastu ka annab. Aga tegelikkus on see, et kui mõlemad panustavad natuke rohkem, kui oleks õiglane, ka on see natuke rohkem, kui ta on 1% rohkem, ta tegelikult toob nii palju tagasi. Et jah, et mingi toimuvas suhtes mingisugused nii-öelda peavad olema, mulle tundub mingisugused, ja iga ühe jaoks on see erinev. Ma olen siin usin õpilane, mitte mingi õpetaja, aga et peavad olema mingid head rutiinid, mis sa tead, et need töötavad raudselt ja neid tuleb ka otsida kuidagi, eks me oleme ka otsinud, katsetanud eri asju, aga siis sa jõuad mingite asjadeni, mis ongi
mis ongi sinu suhte nagu raketikütus, need mingid harjumused, mis teil on? Jah, ja meie kärgpere lapsed on ju ikkagi üsna sellises vanuses alles, et nad nõuavad üsna palju tähelepanu, et paratamatult nad ju viivad ka paari suhtest seda osa aega ära, aga nagu Meelis ütles ka, et meil ongi selline kokkulepe, et vähemalt kord kuus meil on kindlasti selline nagu ärasõidu nädalalõpp, kas ongi siis reedest pühapäevani või kui tööalaselt on võimalik, siis võib-olla isegi juba neljapäevast pühapäevani, et broneerimegi mingi hotelli kuskil Eestis just seetõttu ka, et sellest nii-öelda tavapärasest argikeskkonnast välja saada ja siis see ongi meie selline nagu kahekesi olemise kvaliteetaeg, et isegi kui mingil hetkel võib-olla tekib natukene selline puuduse või defitsiidi tunne, et kui lapsed näiteks liiga palju aega ära hõivavad, siis vähemalt ongi see teadmine, et meil on juba ette broneeritud, et vot sellel kuupäeval me lähme ja proovime seda järjepidevalt hoida, et igas kuus vähemalt üks selline nädalalõpp nagu üksteise jaoks oleks, et mis on see täiesti 100% üksteisega olemine ja kohustuste vaba nagu nädalalõpp. Ja mulle tundub, et see toimib tegelikult väga hästi. Ja ta toimib isegi võib-olla selles võtmes, et kui lastega on see ütleme, et see tõenäosus, et laste juuresolekul seksuaalsete ulakustega nagu tegeled selliselt puhtalt nagu sättumuslikult kuidagi, sa oled natuke teises rollis seal. Aga see annab pigem võimaluse ka neile peredele, kes tunnevad, et on nagu kogu see olme nagu sööb nende armastuse ära, et lülita ümber siis kuidagi või et see ruumiline ümberpaiknemine on üks võimalus selleks ja teine asi, et tee siis mingid nagu mänge ka, kehastu ise ümber. Ma ei tea. Mulle tundub, et kui me läheme Eleriga sinna oma armuretkele, et siis ma olen armukesega väljas. Teinekord me mängimegi mingid rollimänge ka, et tema on seal siis sekretär ja mina olen ehitusfirma juht, kes põgenesid nädalavahetuseks kuskile hotelli. Igast erinevaid muid stsenaariumid on ka läbi mängitud, aga see just annabki sa nagu tead, et sa siis selle hetke oled nagu täiesti nagu kvaliteedis kohal ja sa saad nagu mingi ühise seikluse ja toredaid ekstsesse ja meenutusi nagu ka selle käigus. Jah, et see toob nagu sellist nagu rõõmu ja mängu ilu nagu sellesse suhtesse, et tegelikult ju meis igaühes on ju lisaks sellele küpsele täiskasvanule on ka see selline lõbus nooruk, kes tahab tegelikult ju mängida ja seda poolt ei pea ju endas kuidagi nagu alla suruma ja seksuaalsus on üks nagu hästi imeline võimalus seda lõbusat noorukit endas nagu välja lasta ja välja tuua, ja see nagu oma elu elama lasta, et sellised igasugused põnevad rollimängud ja lõbusad ettevõtmised on kindlasti üks meie selline märksõna. Veiko jääb magama juba kiriku elu saadet kuulates. Ma just mõtlesingi seda, ma just kujutasin ette, ma veel panin Meelisele selle neon kollase vesti ka selga ja selle kiivri pähe ja kui ta on just ehituselt tulnud, see on ühe teise saate teema nüüd see konkreetsem pilt. Heleri, kui ma tohin öelda, siis meie oleme ilmselt, me ei ole liiga palju elus kohtunud, aga see kontekst või kuidagi see ruum meie ümber on alati mingis mõttes väljendanud mingisugust võib-olla teadlikkust ja mingit sellist kohalolu ja kui ma siin Meelist kuulan ja ta mingitel hetkedel kuidagi viitab sinu kui mentori poole või et ta õpib sinuga koos, et ma ise naisena olen ka nii-öelda selles rollis, kus partner on valmis õppima ja mina nii-öelda toon mingi info lauale ja ta väga kuidagi kõrvad kikkis kuulab ja võtab oma aja, setitab ja siis kuidagi tegelikult on väga valmis kaasa tulema. Aga mida ma märkan mingitel hetkedel on see, et ma ei taha kogu aeg õpetaja olla. Nüüd küsingi sinu käest, et kui sina nii-öelda selle teadlikkuse võib-olla siis sellesse suhtesse oled suuremal määral toonud, et mis tundeid see tekitab, et kas sulle meeldib see roll, kas sa vahepeal tunned, et äkki sa oled nagu tugevam, äkki sa oled mingis mõttes
ma ei tea, kuidagi targem või et kogu aeg justkui sina tooksid seda infot, see ei pruugi nii olla, aga kas sa mõistad, mis ma mõtlen? Ma saan aru, mis sa mõtled, aga tegelikult mina nagu seda probleemi ei tunne, sellepärast et meie suhtes on ka väga palju asju, kus just mina olen selles õpilase rollis ja Meelis on selles õpetaja rollis. Et nad on lihtsalt nagu teistmoodi asjad, et Meelis väga palju ongi mind õpetanud ja andnud just nagu sellist nõu ja abi näiteks mingisugustes tööalastes situatsioonides või mingisugustes kultuurilistes asjades, et ma tunnen tegelikult, et meil on selles mõttes kuidagi nii-öelda õpetaja, ma ei tahaks isegi öelda õpetaja ja õpilase roll, aga et meil on need asjad tegelikult nagu tasakaalus, need lihtsalt avalduvad nagu erinevates eluvaldkondades. Et ma nagu väga just imetlen mingisuguseid Meelise omadusi, mis minus täiesti puuduvad. Ja need on just need omadused, kus mina vaatan Meelise poole nagu alt üles ja suu ammuli ja imetlen ja soovin nagu temalt just õppida, et sellest suhtes ma tunnen, et meil on see kuidagi nagu tasakaalus. Ja ma tunnen ka Elleri suhtes ise imetlust, aga ma tunnen, et on asju, kus ka mind imetletakse, et see on hästi oluline saada imetleda seda oma lähisuhte partnerit. Et see on selle kogemuse osa ja see on see innustav osa, mis innustab olema veelgi parem, siis parim võimalik versioon sinust. Jah, ja nii, et sa selle imetluse teema tõid, sellepärast, et kui rääkida mingisugustest sellistest suhte alustaladest, siis kuidagi läbi oma elukogemuse ma olen aru saanud, et imetlus on tegelikult nii oluline komponent suhtes. Et suhte algusaastatel on seda imetlust ju väga nagu lihtne hoida, et eriti kui inimesed on värskelt armunud, siis sa imetledki seda partnerit pea laest jala tallani. Aga eriti nagu pikaajalises suhtes see partneri päriselt imetlemine kuidagi kipub nagu hääbuma. Ja kuidagi ma olen aru saanud küll, et seda imetlust on nagu nii oluline tegelikult alles hoida ja kuidagi teadlikult seda isegi tugevdada ja selle nimel tööd teha, et see imetlus ära ei kaoks, et ma tõesti selle imetluse läbi tunnengi sisemist rõõmu, et ma olen nii tänulik, et just see inimene ongi minu partner ja võt seda tunnet on nagu nii oluline hoida ka seal 5 aasta pärast või 10 või 15 aasta pärast, et see imetlus on oluline komponent suhtes küll. Aga jah, et teil läheks liiga harutaks, siis pulli peab ka saama. Et see pull on ja pull ja mäng on nagu teine asi, mis hoiab ikkagi seda asja käigus ja ka nagu selles mõttes ja osadust, mõlema võrdset osadust läbi selle mängu, et me olemegi erinevad inimesed, et me ei ole sarnased ja väga paljuski kardinaalselt erinevad ja selle erinevuse talumise õppimine on ka õppimine, eks ole, et mitte tahta teha, et see teine inimene peab olema nüüd nagu mina või mõtlema nagu mina, et see väike ühiskond, mille nimi on paarissuhe, et see on nii palju nagu kõigil õppimisvõimalusi, et kui sa tõid selle ühiskonna ja paarissuhte teema siia sisse, siis Elleri keelas mul poliitikast rääkida. Poliitikast, ma ei ole üldse poliitilist küsimust. Ma pigem küsin siis seda, et kui te praegu siin kahekesi niimoodi diivanil istute, et siis kas nagu ühiskonna ja paarissuhte vahel see võrdusmärk on nagu hea, et see, kus me praegu elame, see aeg, et ei oskagi nagu seda küsimust hästi küsida. Ma võib-olla küsin selle lõpuni, et kas seal, et saaks, et kas on mingeid asju, mis nagu, mida saaks lahendada toimivas paarissuhtes, aga mida lahendatakse avalikult ja minu vastus sellele oleks jah, et meil on hästi palju siukest, ütleme kõik see maskivastasus näiteks praegu ja see põhiseaduslikkusele rõhumine ja et meil on ja muud teemad siin, Eesti rahva säilimise teema ja kultuuri säilimise ja kaitstuse teema, et hästi palju on ja ma ise olen ka seda praktiseerinud avalikus arutelus selliseid solvunud lapsi või siis frustreerunud lapsi, keda eile ma nägin ühte mänguväljakul, käisin pojaga, tegime võidujooksu mäkke, poole mäe peal ta komistas, siis tuli ilge kisa. Selline tüüpiline
tüüpiline laste mänguväljaku olukord, et kus nagu laps karjub üle pargi, eks ole, kontaktivõimetu ja siis sa nagu mõtled lihtsalt, sa lähme nüüd selle järgmise olukorra juurde, mis on meeldivam kui see siin, et kerime aega natuke edasi. Aga kui sa siis võtad nagu aega ja nagu me võtsime seal ja rääkisime siis, et mis see nagu põhjustas selle, et ta kukkus maha ja hakkas jonnima selle, et mäkke joosta ja praktiliselt kingitud võit, eks ole, ära tuua pärast kukkumist. Et siis ta ise ka nagu suutis seda verbaliseerida, rääkis, et tal on 4-aastane, ta saab 5, ütles, et tal on nii suur tahe võita, et tal nagu täiesti täiskasvanulikult inimene, eks ole, sedastab selle ära, et tal on nii suur tahe võita, et tal lihtsalt see, kui ta ei halda seda, ta ei rääkinud selliste sõnadega, aga põhimõtteliselt ta ei saa sellest jagu, et oma pettumusest, kui ta ei võida nii, nagu ta tahab, et kõik läheb nagu ludinal. Ja vaata selliselt pettunuid lapsi tundub, mul on hästi palju eetris igal pool, kes vajaksid ka võib-olla mingites teistes olukordades seda vestluspartnerit, kes nad ära kuulaks ja neile teadvustaks siis selle dialoogi läbi iga, mis olukorras nad on ja mis see tegelik asi on, millele nad vihased on. Ja vaata see nagu, kui armastusest ja suhetest rääkida, et siis see on asi, mida just lähisuhe saab anda. See, et sul on aega partneriga rääkida ka sellest hästi olulisest inimesest, kelle nimi on sina ise ja mõista teda ja tekitada selle läbi sellele sina isele natukene ärakuulatuse tunnet. Et kui see praktika sul üldse nagu sõpruse või armuelu nagu kujul puudub, et siis ongi, sa lähedki seda nõudma kuskile Facebooki, eks ole, ja siis kaubanduskeskuse turvamehe käest nõuad seda armastust. Kui äraspidiselt natukene keeldudes maski panemast, aga siis ikkagi korraldad piisava sigaduse, et tulevad teised turvamehed ka ja saad ikkagi telekasse ka oma rähklemisega seal, et see on täpselt tegelikult see mänguväljakul, et teed meelega mingi sigadus, et isa tähelepanu saada, isa, kes on võib-olla telefonis või kuulab kõrvaklappidest hoopis armastuse podcasti samal ajal. Ja see on see Facebook ja kõik need muud kohad on, need inimesed ka kuidagi on nagu esiplaanil seal, et ega sa väga muid inimesi seal ei näegi ja siis sul võib jääda selline mulje vahel õhtuti niimoodi diivani peal scrollides mõnda Delfi kommentaariume või midagi tekib aeg-ajalt selline lootusetuse tunne. Siis ma ikkagi üritan endale nagu tuletada meelde, et need 97% inimesi ei kirjuta sinna, et nemad on lihtsalt nagu vait ja see teeb natuke see olemise paremaks. Aga need vestlused, tulles tagasi selle saunaõhtu juurde, kas kumma kohta seal rohkem õpib, kas iseenda kohta või teise kohta? Mina isegi ütleks, et iseenda kohta, sellepärast, et sinna saunaõhtule, nii-öelda saunaõhtule minnes ma juba pean iseenda sees nagu mingisuguse kaardistuse ära tegema nende oma emotsioonide kohta, mis mul siis nädala jooksul nagu üles on tõusetunud. Ja selline eneseanalüüs juba ennem seda nii-öelda partneriga rääkimist siis sel teemal, see õpetabki tegelikult enda kohta nii palju, et ma juba näengi ära nädalast nädalasse võib-olla, kuidas mingisugused mustrid korduvad, kuidas mingisugused käivitumised korduvad. Kui ma küsin endalt, miks ma sellel hetkel käivitusin, siis nädalast nädalasse need vastused tegelikult on need samad, et need mingisugused haavad, mis meid sisemiselt käivitavad, need on tegelikult ju kogu aeg nagu samad kuskil hallloovusena. Et loomulikult see aitab ka partnerit näha ja mõista, aga ma julgeks öelda küll, et ikkagi selline iseenda tundma õppimine on see isegi kõige rohkem minu jaoks. Kuidas sul? Ja ma lihtsalt selle võib-olla laiendaks natuke vastust küsimusest laiemaks, et me võtsime ka teadlikult, kui me otsustasime kevadel, et pühendume üksteisele, et võtsime teadlikult ka välised nõustajad, ehk siis terapeudid mõlemad nii-öelda ja andsime nõusoleku, et selleks, et vastastikku, et selleks, et me ei peaks tegema partneri eest ära seda tööd, mida ma tegelikult ise peaks iseendaga tegema.
sest see on see asi, mis varem või hiljem selle kõvaketta täis ajab, eks ole, et ma kogu aeg ootan, et minu partner lahendaks mu eest minu probleeme. Et siis selle märgiks, hea tahte märgiks ainuüksi, et me kumbki võtsime endale eraldi terapeudi ja siis rääkisime mingid asjad, mis meie varasemaid suhted olid lõhkunud ja mis meid nagu igapäevaselt kuidagi mingit viha meist toidab ja seda kohalolu, armastavat kohalolu minimeerib päeva jooksul, varastab, et me tegime ka selle sessiooni läbi ja siis jagasime ka kuuldud ja nähtud. Et see, aga see on kindlasti puhtalt nagu ka egoistlikult tasuv projekt, selles mõttes sa saad ise enda kohta seal peamiselt nagu teada ikkagi teise inimesega rääkides. Jah, et kuidagi see psühholoogi juures käimine on meil ühiskonnas nagu hästi selline nagu tabu teema, et kes ikka nagu julgeb avalikult öelda, et ma käin psühholoogi juures. Ja tavaliselt ikkagi seostub selle psühholoogi juures käimisega ikkagi see, et inimene pöördub psühholoogi juurde siis, kui sul on juba mingisugune tohutu kriis või madalseis ja ka ütleme mingisugusesse paariteraapiasse minnakse siis, kui suhe on kuidagi juba kuskil karidele kas juba jõudnud või kohe-kohe nagu jõudmas. Aga tegelikult nagu meie kogemusest ka me küll käisime eraldi, et me ei käinud paariteraapias, vaid mõlemad nagu toimetasime oma mingisuguste mineviku haavadega nagu eraldi. Aga tegelikult üks psühholoog ütles ka, et see oleks tegelikult super kogemus ja super hea praktika, kui nii-öelda värskelt kokku saanud paarid tuleksidki kohe suhte algusfaasis juba paariteraapiasse. Et see kuidagi aitab nagu palju paremini üksteist näha, mis taustast see partner tuleb, mis need tema hingehaavad on, et sa mingis mõttes tõmbad nagu kohe ennast partneri ees nagu alasti ja tänu sellele alastusele on sul hoopis teine platvorm või nagu vundament, kust nagu hakata siis nagu koos kasvama ja arenema, et kui tavaline suhtemuster on ikkagi see, et esimesed paar aastat on selline imeline armumise aeg ja vaatad partnerit läbi roosade prillide ja siis need mõlema haavad hakkavad nagu vaikselt nagu järjest rohkem ja rohkem nagu eetriruumi võtma ja seda suhet kuidagi nagu karidele jooksutama, siis tegelikult on nagu meie kogemuse pealt on nagu super vundament see, kui sa tõmbadki nagu kohe alasti ära, kui sa näitadki oma need hingehaavad kohe ette ja hoopis selle pinna pealt hakata siis nagu koos edasi liikuma, et julgeks seda küll täiesti soovitada teistele paaridele ka. Ja mis on oluline ka, mulle tundub, on see enese vajaduste väljendamine ja teinekord see on nagu naljakas, aga teinekord jälle inimesed nagu häbenevad seda kuidagi teha. Aga näiteks kui on mingi olukord, mis mind käivitab kodus, kus ma tunnen, et ma ei ole nagu selles olukorras armastatud, siis on täiesti okei, kui sa ütledki partnerile, et seal on ka omad piirid, aga et sa ütledki partnerile, et kuule, et kas sa saaksid teinekord teha seda liigutust veel, mingi asja juures seal. Et ma tunneks ennast hoituna, sest miski mind käivitab, eks ole, ja siis sa paludki reaalselt mingit jaburat asja, millest ta ei saa aru üldse, miks see nagu oluline on. Aga et sa nagu väljendad selle vajaduse ära ja siis ta teeb seda asja ja mõlemad saavad aru, et see on mingi asja ravimine käib siin, aga et mu partner soovis seda, ma teen seda ja see veidral kombel toimib ka nii, et sa oled palunud, et partner seda teeks, näiteks pööraks sulle tähelepanu kuskil natukene rohkem mingis olukorras. Ja see, kui ta siis seda teeb, siis ei käivitu omakorda seda tunnet, et ta ise poleks seda teinud, et mina ju küsisin ja nii edasi, käib siuke pidev nagu see kaubanduskeskus seal, mis armuavaldustega kaupleb kogu kuklas kuskil, eks ole, peab oma arvestusi. Aga et siis sa pigem on see vibe, et oi, ma palusin ja ta tuli mulle vastu ja see toimib, et ta hoolib minust. See tunne, et ma olen kuuldud. Ja siis, kui sa teed kas või ühe korra selle asja läbi, siis järgmine kord see võib-olla ei käivitagi see olukord enam mitte, et sind on kuulatud, sellele reageeriti, sind nagu aidati ja nüüd ma olen sellest nagu vaba, nüüd mingi olukord mind ei käivitu. Mingi olmeline seik, kus oleks tahtnud võib-olla endale natuke või oma vajadustele natuke rohkem tähelepanu. Et siukseid asju õpetab ka see üksteisega rääkimine ja aitab ka planeerida suhet täiesti teadlikult. Et meil oli siin ka aasta lõpus oli see aasta konverents, kus vaatasime eelmisel aastal tagasi ja panime, täna hommikul just sirvisin, panime kirja ka selle aasta nii-öelda arendustegevused. Et hoida seda asja just elus,
ja see ei ole see, et sul kõik armastus tuleb läbi töö. Noh, me ei ehita siin mingit armastuse vargamäed. Vastupidi, et me vaatame, mis on need nii-öelda olulisemad rutiinid, mis ei võta sul 24/7 tundi või 24/7, eks ole, aga olulised rutiinid, mis, kui sa need asjad ära teed, sa tead, see on nagu next level shit, et see on nagu see päris, nüüd me oleme selles ergastatud olekus, kus tegelikult paari suhtes peakski olema. Et ta ongi selline huvitav tasakaal planeerimise, sihukese mängulise katsetamise ja puhta toore kontrollimatu iha ja sihukese läheduse vajaduse vahel. Et kui sa need komponendid, erikomponendid suudad koos toimima panna, siis see läheb ikka väga heasse kanalisse kogu see armutung samuti. Ja ta muudab sind nagu inimesena siis ka see armuenergia, et ta lihtsalt ma ei projitseeri lihtsalt mingeid oma vajadusi kellelegi teisele ja ei käi podcastides lihtsalt rääkimas, kui hea armastaja ma olen. Jah, aga kui nüüd nagu see paralleel tuua, ma ei tea, kas või siis mõne ettevõttega, siis selles mõttes on küll nagu saab seal paralleele tõmmata, et näiteks me tegime oma suhte põhikirja, et panimegi kõigepealt siis kokku eraldi üksi nii-öelda need olulised kriteeriumid, mis meile suhtes olulised on, mis meie jaoks meie suhtes kindlasti peavad olema olemas ja ka selle, et mil viisil nad peavad olemas olema ja siis me istusime maha ja arutasime need punktid läbi ja panimegi tegelikult ka kirja ühte konkreetsesse faili, nii-öelda meie suhte põhikiri, jaotasime seal veel erinevad plokid, et milline peab olema meie selline emotsionaalne tasand, mis meil on seksuaalsuses oluline, mis meil on tõesti seal kärgperenduses oluline ja nii edasi ja kaardistasime need ära ja tegimegi sellise kokkuleppe, et iga kord siis kord aastas me vaatame nii-öelda sellele põhikirjale tegelikult nagu ausalt otsa, et kas need asjad, mis me oleme kirja pannud, et kas need asjad on meie suhtes jätkuvalt olemas, kas me oleme rahul nende punktidega, kas on mingisugune aspekt, mis tegelikult vajab muutmist, et nagu ma ka alguses ütlesin, et tegelikult see suhe ja see armastamine on ikkagi ju minu sisemine otsus, et ma soovin sellesse suhtesse panustada ja ma soovin selle suhte nimel tööd teha. Ja siis ei saa nagu loota seda, et me lihtsalt pidevalt käime käest kinni ja naeratame üksteisele ja olemegi õnnelikud elu lõpuni, vaid tegelikult seal selle armastuse ja tunnete möllu ja kire kõrval on ka see teadmine, et tegelikult ma peangi suhtesse teadlikult panustama ja ka teadlikult jälgima, et nii minu teatud vajadused kui mu partneri teatud vajadused oleksid tegelikult tagatud. Ükskõik on need siis nagu emotsionaalsed või psühholoogilised või seksuaalsed või mis iganes. Paljud kuulajad on nüüd kinni pannud podcasti, et siin tuleb mingid Exceli juttu, et teeme armastuse Exceli ja hakkame seda täitma lihtsalt siis. Et see päris nii ei ole hea, aga kui sa ei võta aega mingite oma ootustega tuttumiseks kasvõi, siis me käime kogu mingeid veidraid tsükleid läbi, eks ole. Me justkui surume selle kõik intuitiivsele tasemele ja siis loodame, et igas tsüklis kuidagi süda ise õpib. Ei õpi, süda vajab ka sükst nagu juhatust, mõistelist juhatust ja oma teadlikkuse juhatust, eks ole, et oma ootuste ja hoiakute ja vajaduste sõnastamise oskust ka, sest siis sa nagu eritled selle ära ja sa vaatad endale tegelikult nagu tõeliselt otsa ja tänu sellele sa austad endast ka rohkem. Kurat, kus ma võtangi aega sihukese asja jaoks, et panna kirja, et mida ma tahan ja vajan ja et samas mul ei ole mingi probleem minna tööle ja teha ületunde, eks ole, sellepärast, et ma ei tea, minister tahab midagi saada. Tohutult näen vaeva ja kirjutan memosid ja asju ja värke ja siis oma nagu õnne puudutavates küsimustes ma juba ise endale tundun nohikuna, kui ma räägin, et meil on mingi põhikirja suhtel või et millega suhestudes nagu teha nagu tuleviku läheduse plaane. See ei kõla üldse nohiklikuna. Tegelikult. Ma tahtsingi öelda, et teil tundub väga tore oma riik olevat. Ma tegelikult üldistamise ei armasta, aga selle küsimuse vastus ilmselt on üldistav ka. Kui vaadata kuidagi sellele Eesti riigile peale, et mis seisukorras armastus Eesti riigis on?
poliitikast ei tohtinud rääkida, aga armastusest võib rääkida. Ei, ma arvan, mis mulle silma paistab nagu meedias ka, ongi ühelt küljest selline selge kehalisuse või seksuaalse harituse nagu puudujääk. Ja teiseks on ikkagi, ma ei tea, kas see on kuidagi meediumides kinni või et see sotsiaalmeedia on ka kuidagi meid siin väga nagu muutnud, aga just see, et ei ole nagu suhtlusprotsesse ei väärtustata nagu väga, mis on justkui armastuse nagu aluseks, vaid ongi selline pime armastamine käib. Ma projitseerin oma armastuse, isamaa armastuse kogu riigile, siis olen nagu kuidagi kiuslik või kiunuv nende suhtes, kellele see minu armastuse projektsioon ei meeldi, et milline mu riik peaks olema. Ja minu see nii-öelda mind hoidev ja kaitsev ja toitev ja innustav riik. Et kui me räägime, et tuua paralleeli, siis on hästi palju pimedalt armastajaid. Neid, kes elavadki oma nagu projektsioonidega ja nõuavad, et kõik näeksid nagu, kõik armastaksid samamoodi. Ja sooviksid samasugust nii-öelda armuelu, ühesugust armuelu nagu kõigile. Aga jah, et tuleb leida just suhteliselt võib-olla vastandliku inimese näol, kes Elleri mulle näiteks on mingi partner, kellega siis koos teadvustada seda, et ei, et see tõeliselt toitev armastus on see, mis sünnibki siukses nagu dialoogis ja tülide ja pingete koos lahendamises. See on see, mis liidab. Mitte nende lihtsalt väljendamises esialgses, sest iga selline väljendus on ka eos ebaadekvaatne, eks ole, ma tegelikult ei ole kedagi teist ära kuulanud, mul on mingisugune oma hirm, mida ma projitseerin või vajadus, mida ma projitseerin ja nõuan, et see oleks üldkehtiv inimõigus, selle rahuldamine. Jah, et kui vaadata nagu armastuse teemat ja kogu seda ühiselu teemat, et siis minu jaoks kuidagi torkab ikkagi silma tänases Eesti ühiskonnas see empaatia nagu vähesus. Et ükskõik, et kas me räägime kuidagi nagu siis sellistest nagu erakondlikest maailmavaadetest, mis inimestel võivad olla täiesti kardinaalsed või me vaatame praegu seda COVID-kriisi, kus inimestel võivad olla täiesti nagu erinevad maailmavaated, kuidas ühte või teist olukorda peaks lahendama või vaatame seal kitsamalt mingisuguseid abielureferendumi teemasid või mis iganes, aga kuidagi see läbiv märksõna on see empaatia puudumine, seesama, et jaa, mul võib olla üks nägemus, mul võib olla üks arvamus ja see on okei, aga ma aktsepteerin seda, et teisel inimesel võib olla teine arvamus ja teine vaade asjale ja see on ka okei. Et ma ei raiu nagu järjekindlalt ainult seda oma tõde, vaid ma tõesti aktsepteerin, et nii palju, kui on erinevaid grupeeringuid või erinevaid nagu jah, selliseid maailmavaateid ja lähtekohti, et need võivadki olla inimestel nagu erinevad, et kuidagi see empaatia ja aktsepteerimise puudumine on võib-olla see, mis mulle nagu silma torkab ja natukene nagu ka õnnetuks võib-olla teeb kohati mingitel hetkedel. Kuidas seda nagu lahendada, ega siin nagu head nagu retsepte ei olegi, et üks asi, mis küll on nagu üks võimalik lahendus koolisüsteemis on, et näen oma lapse pealt, et üks mu laps käib nii-öelda tavalises munitsipaalkoolis ja teine laps käib siis erakoolis, Kaia koolis ja nende kahe kooli erinevust võrreldes, et ikkagi näiteks Kaia koolis iga päev algab sellise nagu aruteluringiga, et lapsed istuvadki maas ja arutavad ja jagavad oma emotsioone, et see koolipäev ei alga kohe 8:15 matemaatikatunniga või geograafiatunniga, vaid kuidagi tekib mingisugune ühisuse ja empaatia tunne nagu sellesse klassikollektiivi ja klassiruumi, et kui seda empaatiat nii töökeskkonnas kui koolikeskkonnas nagu rohkem kuidagi ei oleks, siis oleks võib-olla see ühiseluline pilt nagu ka natukene teine. Ja ma enda näite pealt võin ka öelda, et see Elleri nii-öelda tingimusi minu avaldused sageli nagu ei rahulda, et ma olen pigem teinekord ka nagu teadlikult mitte empaatiline oma avalikes lausungites ka.
aga see ühenduse loomine nagu tõesti sellise lihtsalt inimliku läheduse ja siis avaliku debati vahele, et kui seda inimliku läheduse harjumust või seda jagamise kogemust ei ole, kuidas siis saab eeldada, et nagu avalikus arutelus kuidagi teisiti käitutakse, et need ei ole oma vahel selles mõttes lahutatavad, et nii nagu see hea armuelu võtaks maha nii mõnegi, eks ole, mehepoja siuksed poisilikud kriisked, mis on lähtuvad sellest ebaõiglusest, mis nagu lapsepõlvest talle osaks said, et siis samamoodi, et see, kui me praktiseeriks sellist, seda sama vestlust nagu mis selles mõttes ei ole hea näide, et me siin kõik oleme kuidagi nagu ühte meelt asjades. Aga et see, et sul ongi, et kui sa lähed ka emotsiooni, näiteks töises olukorras või kuskil eraeluses olukorras lähed emotsiooni või mina lapsega suheldes, kumb meist läheb emotsiooni, et siis me pärast kirjeldame ka seda, ütleme, et kuulge, siia olukorda tuli nüüd emotsioon sisse, eks ole, et teeme selle taasintegratsiooni ära, et kui me läheme suhtlusse, see asi eskaleerub, kuskil Säutslas eriti kiiresti, eks ole, hakatakse lihtsalt lõuksi sõitma ilma, et esimest viiti oleks keegi nagu viitsinud väga lugedagi. Et siis, ja kui see ka juhtub, et siis mitte nagu selle läbikukkumise kulminatsiooni hetkel laiali jalutada ja öelda, kuidas kõik on katki, vaid tulla samas seltskonnas sealt natukene alla tagasi ja öelda, kuulge, emotsionaalne režii sellel vestlusel oli vilets, läbikukkunud, aga mingid pointid siin ometi on. Ja et teeme nüüd need toimingud ära, et integreerime selle vestluse ülejäänud oma nii-öelda kommunikatsioonivõimega ära, et me suudame rääkida ka pärast seda veidrat vaidlust näiteks, mis kuskil sotsiaalmeedias või siis ma ei tea, telesaates poliitikute vahel kas või nagu areneb. Mulle tundub, poliitikud isegi oskavad seda teha, et nad võivad minna sinna valimisdebatti ja anda üksteisele niimoodi lõuksi ja pärast sa näed ikka keegi fotograaf on teinud, kuidas nad naeratades semutsevad seal, et selles mõttes poliitikutelt võiks armastuse kohta mõnda või niisuguse suhtlemise kohta mõnda asja ka õppida, ei pea demoniseerima neid. Helari, sa ütlesid, et need iganädalased tinglikult öeldes siis saunaõhtu on ju, et sa õpid kõige rohkem iseenda kohta ja tänu sellele saad olla parem partner, parem ema, parem naine oma töös, parem. Ja me Mihkel Raua saates põgusalt kuidagi puudutasime seda teemat, et poliitikast siis siiski rääkides, kuigi oli väike kokkulepe, milles me ei osalenud, et me täna ei räägi, et need paremad otsused suletud uste taga või kuskil justkui kõrgemal oleksid palju tasakaalukamad ja meie kõigi hüvanguks, kui see inimene, kes sinna ruumi astub, on ise tasakaalus, armastav ja armastatud. Et kuna meil on audiosaade, siis ma ütlen, et teie poolt tuleb noogutus. Ja ma ise tunnen ka, et see on põhimõtteliselt ainuke lahendus üldse. Kuidas me siis jõuame sinna? Kuidas me saame nii, et need tüübid, kes kuskil midagi otsustavad, ei tee seda tegelikult sellisest katkisest murtud mingisugusest minevikust tingituna, vaid et need on tervete inimeste terve südame ja mõistusega tehtud otsused. Jah, ma tegelikult isegi kummalisel kombel nagu võib-olla praegu isegi lähen nagu poliitikute nagu kaitsmisfunktsiooni siin, et ma tegelikult ei arva, et kõik otsused on tehtud kuidagi siis ainult nagu ütleme katkiste inimeste poolt ja mitte teadlikkusest või südamest, et ma arvan, et paljud otsused on tehtud ka just ongi teadlikkusest ja südame poolt ka. Aga need lihtsalt ei jõua nagu eetrisse, et eetrisse jõuavad ikkagi pigem need teemad, mis kuidagi tekitavad furoori ja kuidagi koguvad klikke, et
ma korra tõmban seal suuremaks, et ma ei pea ka silmas ainult poliitikuid, ma mõtlen, et õpetajad, lasteaiakasvatajad, taksojuhid on ju, et see, et ma saan müüjalt õiendada, aga nagu, et miks on ju, või noh, et kõik inimesed, kellega me kokku puutume, keegi, kes on kuskil mingil positsioonil, et ma tegelikult ei pea silmas ainult poliitikat. Jaa, ega head vastust siin ei olegi, et kuidagi ongi, igaühel on see oma kasvamise tee ja noh, tõesti ütleme selline nagu haridussüsteem oleks tõenäoliselt nagu üks võimalus, teine võimalus ongi see, noh, mida teie teete, et lihtsalt rääkida erinevate inimestega ja paljundada seda võimalust siis kuulata nagu suuremale hulgale, aga kuidas, et see teadlikkuse teema on ju, et seda ikkagi võetakse nagu, et et see on mingi vaimne jura või mingid esoteerikud või keegi räägib kuskil midagi, et kui lausesse on pandud süda ja see ei ole seal lauses olnud juba mingite vanade tekstide põhjal on ju, et siis tänases kontekstis see juba mõjub New Age'ina on ju, või kuidagi, et hästi seda vagu nagu küntakse, et kuidas me nagu toome kokku selle, et meis kõigis on kõike, on ju, et me ei ole lihtsalt nagu ainult luust ja lihast. Et see vaimne tervis ja füüsiline tervis, et neid vaimse tervise jõusaale kuidagi. Ma olen nagu, me oleme endiselt siirdeühiskond. Kogu lääs on hetkel mingis nagu siirde olukorras, aga meil on neid siirdekihistusi lihtsalt rohkem. Ja kui sa nagu võrdled, et kui tulla selle juurde, kas on üldse midagi teha, et saab midagi teha, et natuke jäisid ikkagi selline natuke jõuetuse vaib, kuidagi need muutused on ometi toimunud. Kui me võrdleme nagu 90-ndatel, mis nagu hundiseadused valitsesid ja mis praegu on äratundmatuseni muutunud ühiskonnad ja ei ole nagu väga palju. Ühte inimpõlve, eks ole, ei ole veel mööda läinud. Ja ometi on toimunud kardinaalsed muutused ja need toimuvadki selliste igapäevaste müügimiste, müksatuste kaudu, selle sama podcasti kaudu, mis on ka üks müksatus. Ja see muutus lihtsalt on, see on nagu sa jälgid, eks ole, lilleõit, sa ei näe ju pärast kiirvaates näed, eks ole, kuidas ta avanes ja sulgus. Sa tegelikult ju ei suuda tuvastada seda, neid arenguid seal palja silmaga, et see nõuabki, see on lihtsalt tohutult nagu ajamahukas ja samas ülitasuv isegi selle ajamahukuse juures. Ja seda edu tuleb lihtsalt kuidagi kuvada, et see on see psühholoogiline sättumus on ju see, et otsida ohtlikku, see on evolutsiooniline taak meil lihtsalt, mis meiega kaasas on ja ta saab ainult sellise tõesti läbi südame ja sükse läbi teadlikkuse teha ja on selge, et Eesti haritlaskonnal on ka väga paljudel niisugune tõrge selle asja vastu. Kuigi ei räägi midagi armastusest ja asjast, et siis tuleb mingi irooniline kild ikkagi ära või tsitaat või keegi vaimutseb mõnelt filosoofilt pärineval lausungiga, et ebamugavustundest üle saada ja minna siis päris asja juurde tagasi, ehk siis rääkida nagu mingisuguses väljamõeldud keeles mingit väljamõeldud probleemidest. Et see on lihtsalt selline arengu küsimus, ma arvan 10 aasta pärast, eriti kui teie jätkate tegevust, on pilt juba hoopis parem. Ja see tulebki, nagu me näemegi, et see siin erinevad sündmused, ka siin naistepäeva nädalal, eks ole, paljastunud siin spordiga seoses seksuaalse ärakasutamise teemad, et meil on nii palju küpsemismaad ja on, ma olen kohanud nii palju pettunud reaktsioone, kas me oleme ikka veel seal selle asjaga. Jah, oleme, aga läheme edasi, sest minna saab ainult paremaks nagu selles mõttes ja sinna teisele poole tagasi pole nagu ka mõtet marssida. Mul on üks rollimängu ettepanek. Ja mängime. Siia vaikselt hakkab saade lõppema, et kujutleme ette nüüd, et mõlemale eraldi küsimus ja rollimäng. Heleri on õpetaja ja temal on võimalus läbi viia tund, mille nimi on õnneõpetus. Ja Meelis on lavastaja ja tema saab teha lavastuse, mille pealegi on armastusest. Kuidas see tund välja näeks ja kuidas see lavastus välja näeks? See on küll huvitav rollimäng. Soovin alustada. Alusta.
ma arvan, see lavastus näitaks, selle lavastuse esimene pool oleks võib-olla selline nagu enamik meie ametlikku kultuuri on niisugune kannatuse näppimine ja heroiseerimine. Aga selle lavastuse nagu põhiosa, eks see teine pool näitaks ära, kuidas sa selle kannatuses oleku nüüd mitte väga ülemäära suure, aga siiski sihitud lisapingutusega muudad elu rõõmuks ja näitad ära, kuidas need kaks asja on üksteisest toituvad mõnes mõttes. Et kui rääkida, millist nagu lavastusi ma üldse nagu ihkaks teatris ka rohkem või ametlikus kultuuris, olekski võib-olla mingite helgete hetkede ja võimaluste kuvamine selle asemel, et näidata seda enese haavade kratsimist pidevat ja verile kiskumist, et meie ka kaasaegne kunst ja kultuur on hästi kristlik, et tahaks ikka näidata neid oma naeluhaavu või naeluauke randmetes, et need võiks ikka veritseda ka, et oleks nagu päris. Aga see teine asi, ehk siis kogu selle, ma ei ole usklik, aga kogu selle Kristuse loo nagu sõnum mulle paistab ka, on selline, et sul võib ju olla seda nagu jama seal ja ebaõiglust elus. Kristus oli ebaõiglaselt hukatud inimene, kurjategija pähe. Ja sellest hoolimata sa võid ka sellisest nagu kannatusest, kui sa julged sellest läbi minna, niimoodi pea püsti, sa võid saada nagu siukse autasu ja täiesti uuel tasemel nagu õnne ja eksistentsi kogemuse. Ja seda kogemust ennast ja seda nii-öelda konversiooni võib-olla näiteks rohkem, et meie lavastused ja kultuur jääb sageli selle Pontius Pilatuse nagu protsessi faasi kinni, et sinna põhipointini sageli ei jõutagi. Ja kui sa küsisid, et kui ma oleksin õpetaja ja õnneõpetus, et milline see tund siis välja näeks või mis ma teeks, mul tulid kohe silme ette ikkagi algklassi lapsed ja mul tuli meelde, kunagi keegi Facebookis jagas ühte ka mingit jutukest ühest Aafrika suguharust, kus on siis selline praktika, et kui keegi seal külas teeb midagi valesti, siis teda ei mõisteta hukka, vaid kõik võtavad ringi ja hakkavad sellele inimesele, kes midagi valesti tegi, hoopis ilusaid asju ütlema, et ta tunneks, et ta on ikkagi väärtustatud hoolimata sellest oma nii-öelda mingisugusest pahateost, mille ta siis korda saatis. Ja ma arvan, et ma ehitaksingi selle tunni kuidagi samalaadselt ülesse, et kõik lapsed, kes seal tunnis on, tunneksid seda kuuluvustunnet, mis ju tegelikult iga inimese jaoks on üsna selline nagu baasvajadus, tunne, et ma olen aktsepteeritud ja et ma kuulun kuhugi. Et lasta lastel kogeda seda, et ükskõik, mis ta teeb, et eksimine on inimlik ja ta on ikkagi armastatud ja hoolitud ka siis, kui ta teeb midagi valesti. Et kui see teadmine on lapses juba nagu maast ja madalast olemas, et ta on igal juhul aktsepteeritud ja ta on igal juhul armastatud, samal ajal muidugi ka aru saades, et mida tema teo tagajärjed teistele kaasa toovad, et see ei tähenda, et me peaksime nagu silmad kinni pigistama ja alla neelama siis iga negatiivse teo suhtes, vastupidi, kui seda kuidagi mõistvalt nagu lahti seletada, et mida su teo tagajärg teistele toob ja samal ajal pakkuda lapsele seda tunnet, et ta igal juhul on hoolitud. Et see on üsna selline juba tugev vundament, kuidas seda inimese sisemist õnnelikkust nagu järk-järgult nagu üles ehitama hakata. Ma arvan, et mina seal, kui ma saaks võimaluse täiendada seal tunnis seda, siis ma ütleks, et tervis, üldse oma nii-öelda kehaliste vajaduste eest hoolitsemine ja enese austamine sellisena, nagu Jumal sind lõi. Teiseks lõbus lähedussuhe, sest ütleme sellist kurvastavat intiimsust või melanhoolseks tegevat intiimsust ei sooviks nagu otseselt kellelegi. Ja kolmas on see, et sa tunned ennast kompetentsena milleski, mis on teistele vajalik ja millega sa saad teha teistele head. Et kui need nagu 3 asja on olemas, et siis võiks vist öelda, et see periood, kui need tingimused olid täidetud, oli väärt seda siiamaani. Ma tahaks siia, kohe Elina kindlasti ütleb ka midagi lõpetuseks, aga öelda kuulajale
lohutava lause, et vaadates siin istuvat Helerit ja Meelist, et siis lootust on. Et kui elu tundub ka 20-ndates natukene nagu nii, et siis tasub oodata ja kõik läheb hästi. Soovin lihtsalt aitäh öelda. Ma olen hästi tänulik selle kohtumise eest ja kuidagi inspireerunud. Aitäh! Aitäh teile, aitäh sulle, Heleri! Aitäh sulle, Meelis!